Tänavune suvi on olnud eriti mõnusalt kuum. Paraku põllumeeste meelest on see nuhtlus. Uurime põllumees Alar Mutlilt, milles on asi. Probleem seisneb sademetes, õigemini siis nende puudumises. Tuleb tunnistada, et maikuus, kui külvid algasid ja täna on siis koristamise aeg, selles vahemikus on taimed saanud ainult ühe korra sellist enam-vähem normaalset kastmist ja teatavasti saagi aluseks on vesi ja meie saagid on see aasta, oleneb muidugi asukohast, aga ka poole ja rohkem väiksemad. Kas põllumehed ei lähe lihtsalt teedpidi ning looda ideaalse ilma peale? Ei, põllumehed ei looda ideaalse ilma peale. Ma saan aru, et tegelikult selline kindlustussüsteem, mis võiks olla nagu tagatis lausa ekstreemsete ilmastikuolude puhul meil täna tegelikult puudub, aga küllap see on variandina reaalselt pidevalt kõigil mõtetes ja meeltes, et ei ole meil ühesuguseid aastaid, aga on ekstreemsed aastad. Neid on suhteliselt harva ja üks nendest on kindlasti see aasta. Milliseid lahendusi on valitsus välja pakkunud? Valitsus on pakkunud mõningaid lahendusi. Üks on arvatav hektaripõhiste toetuste suurenemine. Siis on teatud lahendused, mis aitavad vähendada PRIA toetusi ja toetuse nõudeid. Ja selles osas vastu tulnud ja üks suurim või enam levinud lahendus on siis see 20 miljonit eurot, mida läbi MES-i on siis põllumeestel võimalik laenata, et oma käibevahendeid pankade ees katta. Aga minu arust see viimane vahend iseenesest tundub ju hea, kui ei oleks hirm selles, et tegemist on niinimetatud püksi pissimise efektiga, ehk et alguses on soe ja mõnus, aga mis pärast saab. Kuid mida sina kui kogenud põllumees lahendusena välja tooksid? Tegelikult on, minu arust on see, et põllumees tahab ka ise hakkama saada. See aasta ekstreemsed olud on viinud selleni, et me oleme suures raskuses oma selle aasta kohustuste täitmisega. Reaalne lahendus on mitte uusi laene võtta, vaid võimalus pankadega läbi rääkida selleks, et käesoleva aasta raskused hajutada proportsionaalselt järgmistele aastatele. Ja ma arvan, et see oleks lihtsam, kui valitsus kuulutaks välja põuast tingitud eriolukorra, mis läbi force majeure'i kasutades võimaldaks meil pankadega olla natukenegi võrdsem partner. Minister küll pöördub pankade poole, aga tunnistan, et seda on ka varem tehtud ja ega see väga palju aidanud ei ole. Kui oluline põllumehe jaoks on erakorralise olukorra välja kuulutamine? See annab põllumeestele paindlikkust läbirääkimistel pankadega ja selle pärast see ongi. Leedukad ja lätlased on nagu selle ära kasutanud. Ma ei oska öelda, miks meie valitsus seda ei tee.